Mina olen Meerika, internetis liigun ma nime alla Semi-UA ja mina olen siis jumestaja ja tegelen hobi korras ka Krimmi kunstiga. Aga sellel sügisel astun ma siis Inglismaale ülikooli, et saaksin Krimmiga hiljem ka professionaalselt edasi tegeleda. Veel 1,5 kuud tagasi olin ma lühinägelik ja ilma prillidega läätsedeta oma elu ette ei kujutanud, kuid praeguseks on asjaolu täiesti muutunud. Prillide ja läätsede kandmine häiris mind tegelikult siis kogu aeg, et meigivõtmes ja töövõtmes siis näiteks, et kui ma hakkasin ise endale meiki tegema, siis ikka pidin prillide eest ära võtma, siis lihtsalt ei näinud meiki teha. Ja kui läätsed panna, siis pidi kogu aeg muretsema, et kas midagi läheb silma ja oli ka nagu ebamugav. Ja igapäevaselt siis näiteks, et kas või teleka ees lamades on juba ebamugav, kui need prillid kogu aeg viltu lähevad ja siis ei näe ja peab muretsema, et kas prillidega on ikka kõik korras. Ja läätsed on lihtsalt sellised väga ebamugavad, et ma ei ole nagu väga läätse inimene selles suhtes, et ei taha iga päev oma silmi torkida. Tegelikult see laserprotseduurile minemise otsus nii lihtsalt ei tulnud, et tegemist on ikkagi selliste suuremate summadega ja sellepärast päris nii ei olnud, et nüüd tahan ja nüüd lähen ka kohe, et natukene ikka pidi mõtlema. Aga minul ema käis ka enne mind siis laserprotseduuril ja ma ikka ütles, et mine käi ära, et elukvaliteet ikka kohe paraneb ja et sa ei kahetse seal mitte midagi. Tema oli selline hästi julgustav, et tema nagu meeletult oli rahul selle tulemusega, et selles suhtes oli hea natukene toetust ka sealt poolt ja mis siis viimase niimoodi tõuke andis, oli see, kui ma sain siis Inglismaale ülikooli sisse. Et siis ikkagi otsustasin, et ei ole mõtet sinna poole hariduse pärast minna, kui poolt ei näe, mis seal toimub ja mis minu peal tehakse ja harjutatakse. Et seetõttu ikkagi otsustasin, et tuleb nüüd ära käia, enne kui minek on. Laserprotseduuri päev läks tegelikult hästi lihtsalt, et ei ole ka tartlasele sinna Tallinnasse saamine mitte midagi keerulist. Ühistransport on tänapäeval ikka väga mugav. Mina läksin sinna näiteks bussiga ja KSA silmakeskus on bussijaamast lihtsalt väikse jalutuskäigu kaugusel, et ei ole keeruline sinna üldse saada. KSA töötajad olid ka kõik meeletult toredad ja suutsid mind ikka alati maha rahustada, kui ma natukene närvi läksin. Ja protseduur ise oli ka väga kiire, ei olnud seal mitte midagi valusat, natukene ebamugav, aga sai kõik väga kiiresti läbi ja tehtud. Tegelikult on absoluutselt kõike tehes lihtsam ja parem olla, et kõige eredamad hetked on näiteks need, kui ma nägin esimest korda puulehti päris selgelt või see, kui ma siis otsustasin õhtut filmi vaadata ja sain aru, et HD kvaliteet pole mitte kunagi varem päriselt HD olnud, sest ma lihtsalt ei näinud seda ja tuleb välja, et maailm on palju ilusam, kui seda päriselt näha. See on tõesti üks parimaid asju, mis minuga juhtunud on ja 10 minutit ebamugavustunnet või ühekordne rahaline väljaminek ei kaalu kohe kindlasti mitte üles, seda meeletut positiivset elukvaliteedi muutust, mis endaga kaasa toob. Ja see tõesti ei ole protseduur, mida karta, sest ainus asi, mida pärast kahetseda saab, on see, et sa ei teinud seda protseduuri varem.